Aitäh! Tere! Anti tegi nii põhjaliku sissejuhatuse, et mis siin ikka, hakkame pihta. Millest siis mina tahaksin täna rääkida teile, kui mul on nii hea auditoorium? Mis see turunduskommunikatsiooniturg on siis, millist agentuuride liitu hetkel endast kujutab? Et seal on siis reklaami- ja loovagentuurid, meediaagentuurid, digiagentuurid, üritusturundusagentuurid ja suhtekorraldusagentuurid. Ja kui ma pool aastat tagasi selle liiduga tegelema hakkasin, siis ma esimesena proovisin nagu välja mõelda, et mingisuguse, räägime küll nagu turust, aga et turul peaks olema mingisugused numbrid, mille järgi seda kirjeldada. Ja ega kuigi lihtne seda kirjeldada ei ole, ja kui ka täna me pidime arutama seda, et kuhu teie turundusraha kaob, siis sellele ma tegelikult vastust ei tea, aga ma tean, kui palju teie turundusrahast jõuab meie valdkonna agentuuride kätte. Et see on umbes 150 miljonit eurot, mis siis aasta jooksul meie valdkonna agentuuride kätte jõuab. Meil on turul nendes valdkondades kokku umbes 100 professionaalset agentuuri. Ma siin agentuuri all ei pea silmas seda tüüpi ettevõtmisi, kus disainer FIEna või osaühinguna siis oma kutsetegevuse eest kellelegi arveid kirjutab, vaid ikkagi mingit natukene süsteemsemat tegevust. Ja töötajaid selles valdkonnas on umbes 2500 ja usume, et meie valdkond maksab päris ilusat keskmist palka, nii et oleme ka riigile päris kenad maksumaksjad. Võt edasi. Ja ma saan aru, et teil oli eile, ma kahjuks ei olnud siin, oli Gallup, et kas te mõõdate oma turunduse efektiivsust, siis Deloitte on teinud Inglismaal uuringu, mille tulemusel nemad väitsid, et vähemalt 6 eurot toob sisse iga euro, mis kulutatakse siis turundusvaldkonnas. Et me koos Konjunktuuriinstituudiga tegelikult viime õige kohe samalaadse nagu uurimisega Eestis läbi, nii et siis saame teada, kui palju Eesti turundusjuhid ja juhid arvavad, et nende turundusinvesteeringute tasuvus on. Nii. Ja et olles nüüd pool aastat meie liikmetega agentuuridega suhelnud, siis ma olen leidnud, et meil on mõned murekohad klientidega suhtlemisel ja mõtlesin, et siin on hea auditoorium nendest rääkida. Et esimene on see, et kes siis see turundusagentuur peaks olema, et kas ta on kliendile loov partner või tehniline allhankija, kes siis mingisuguse kuulutuse nii-öelda mõõtu vormindab. Et nagu võite aru saada ja saate kindlasti aru, et need on kaks täiesti erinevat valdkonda ja eeldavad kahte täiesti erinevat tüüpi kompetentsi. Et siis aeg-ajalt tuleb esile selline lugu, et meie versus nemad, ehk siis, et klient ja agentuur ei suuda moodustada ühtset meeskonda, vaid kummalgi on nagu protsessis omad huvid. Ma ei tahaks siin ütelda, et see on agentuuride süü või et see on kliendi süü, aga vahel lihtsalt niimoodi läheb, et see on üks asi, millele on mõistlik tähelepanu pöörata. Siis murekohad on ka see, et turundusvaldkonnas kipuvad inimeste karjäärid tänapäeval ettevõtetes olema suhteliselt lühikesed, mis tõttu iga natukese aja tagant kiputakse natukene suunda muutma uute inimestega ja kas või brändi ehitamises kuu, 2 või aasta ei ole tegelikult mingisugune periood, mille jooksul mingeid tulemusi üldse tahta. Ja siis on tekkinud ka see tunne, et väga palju, eriti uute sotsiaalmeedia, Google'i selliste kanalitega nähakse vaeva selle oma sõnumite edastamisviisiga, et pannakse palju energiat ja raha sellesse, kuidas sõnumeid esitada ja et mis on siis sõnumi sisu, sõnum ise või mida soovitakse öelda, et selle peale nagu läheb energiat ja raha pisut vähem. Ja kasutades juhust, et mul on siin hea auditoorium, et mul oleks võimalus anda mõned soovitused, et mida siis me kõik saaksime teha, et meie töö oleks parem. Et ma soovitan kõigil usaldada oma agentuuri ja nõuda agentuurilt rohkem. Agentuurid on võimelised palju rohkemaks, kui te täna nende käest saate. Nad tahaksid seda teile pakkuda, küsige ja usaldage agentuuri, valige hoolikalt, aga kui olete valinud, siis usaldage. Siis väärtusta iseenda ja agentuuri tööaega, ehk siis agentuuri tööaeg kipub tulema teile arve peale nagu mingisuguses tunniväljenduses, seda te oskate hinnata, aga mõelge ka selle peale, et teie tööaeg on teie tööandjale kulu ja et
et protsessi oleks mõistlik nagu teha kompaktsemaks. Ja viimane sõnum, mis ma tahan öelda, on see, et turunduskommunikatsioon ja reklaam on osa avalikust ruumist ja rahvuskultuurist ja et me kõik väärime tegelikult sellist kultuurset avalikku ruumi ja et üheskoos me kindlasti suudame seda pidada ja hoida. Nii et aitäh praegu minu poolt. Ole võta istet. Kas ma istun siia kohe esimese? Võta istet, nüüd pead siin oled nagu nii-öelda välja tulnud varjust. Järgmisena paluks lavale siis üks niimoodi vist öelda loovagentuuride sellise kõneisiku, kes väga avameelselt alati räägib ja valjuhäälselt sellest, kuidas agentuurid mida peaksid tegema ja ka sellest, et Eesti peaks olema rohkem loov, Eesti peaks rohkem disaini väärtustama ja nii edasi. Joel Volkov, Tanki pealik. Ole hea. Tere. Ma kirjutasin teile kõne ja nüüd te peate seda väga siukese veits mureliku ja ühesõnaga kuulama väga vaikselt. Ma katsun seda hästi rahulikult ja aeglaselt lugeda, mul on 5 minutit aega seda lugeda. Pealkiri on Kuhu kaob raha? Seisakusse. Eesti meediamaastik on sügavas stagnatsioonis, mis algas siis, kui kõik oli veel väga hästi, ehk 10 aastat tagasi. Siis oli korraga kõik väga halvasti ja pärast seda on kõik ühtemoodi. 10 aastat on pikk aeg. Meid ümbritsevas meediamaailmas on kõik muutunud. Tekkinud on YouTube, Facebook, Twitter, iPhone, Android, tahvelarvutid, big data ja mis kõik veel. Mitte ainult tekkinud, vaid muutunud käsiteldamatuteks hiiglasteks. Me elame presidendi sõnutsi kõige progressiivsemal maal, aga meie ettevõtete meediakasutus on 20. sajandis. Meie meediad kiratsevad, kuid samas pole nad tegelenud karvavõrdki innovatsiooniga. Iga kliendi pealt makstakse meediaagentuuridele preemiaid, selle asemel, et investeerida see raha oma kaasajastamisse ja seeläbi turundusahela väärtusloomesse. Iga seistud päevaga muutub Eesti rahvuslik meedia haavatavamaks ja seeläbi raskemaks ning kallimaks. See on Ouroboros, uss, kes sööb oma saba. Mitte midagi ei saa muuta, kuna see viiks ju turukreeni ja sellest pole mitte keegi huvitatud. Tähtis on hoida staatus quo'd, mitte liikuda kaasa aja ning tarbijatega. See saab toimuda nii kaua, kuni lõpuks kampaaniad üldse enam ei toimi. Aga maksavad tohutuid summasid. Me oleme sellele punktile ohtlikult lähedal. Meie räägime sotsiaaldem vaatest sihtrühmadele. Tsiviliseeritud maailm räägib tarbija vajadustest. Meie räägime frequency'st, mujal räägitakse reach'ist. Meie räägime sotsiaalmeediast, mujal räägitakse suhtlust lisaväärtusena omavatest tasulistest meediakanalitest. Me räägime viralist, mujal seda väljendit isegi enam ei tunta. Me räägime tunnihindadest, mujal räägitakse return on media investmentist. Me räägime internetist, mujal räägitakse digitaalsest omnimeediast. Me mitte ei ole muust maailmast maha jäänud. Me elame teisel planeedil. Ja see ei ole see planeet, kus elab meie president või endine peaminister. Väga kallis on hoida vana mudelit. Tänu suurele mahajäämusele pole 10 aastaga raha juurde tekkinud, aga elu on läinud 2 korda kallimaks. Vähem kui 5 aasta pärast kaovad lähiturgudelt suured paberlehed. Ilmselt kaob ka klassikaline staatiline välimeedia. Kaovad telekanalid sellisel moel, nagu meie neid täna tunneme. Me ei ole selleks valmis. Ja siis, kui kukub kogu vana fassaad kokku, kuna Google, Apple, Facebook, Twitter, HBO, Netflix ja Spotify ei maksa väikestele Eesti meediaagentuuridele kickbacke,
kaob müügivõrk ja kaob rahvuslik meedia. Kaotajaks on Eesti rahvas ja laiemalt vaadates ka meie kultuur, majandusest rääkimata. Täna on kõige kallimaks asjaks seisak, kuna maailm tormab väga kiiresti edasi. Eestis tegutsevate rahvusvaheliste suurkorporatsioonide tippjuhid kusagil maailmas teavad seda väga hästi. Seda teavad ka siin esindatud meediaagentuuride peakontorid Londonis ja New Yorkis ja Pariisis. Aga motivatsioon Eesti turgu muuta on olematu, kuna nii, nagu kogu aeg on tehtud, on lihtsalt väga mugav. Pigistaks sellest sidrunist veel midagi välja. Janek Uibo tõi aasta alguses elevandi korraks kapist välja, mis kiiresti sinna tagasi topiti. Enamus reklaamiandjad ei saanud arugi, mis juhtus. Rõõmsalt makstakse päris suuri summasid näiliselt 0% vahendustasuga meediaplaanide eest, süvenemata, et kuidas need 10 meediaagentuuri inimesed siiski päeva lõpuks oma palga välja teenivad. Sama suhtumine laieneb selle ahela kõigile osapooltele, ka loovagentuuridele. Näiteks riigi suured laevad nagu EAS ja KredEx maksavad rõõmsalt täna ühele agentuurile 5 eurot tunni eest. Endale aru andmata, et tegelikult on selline tunnitasu määr seaduse vastane. Igal juhul peab see agentuur riiki petma, et inimestele kas või miinimumpalka maksta, rääkimata kalliste programmide, arvutite, koolituste ja üüri eest tasumisest. Kõik teavad, et hinnaalanduse absoluutne miinimum on ümmargune 0, mis tähendab, et alles jäävad vaid tühjad pihud. Inimintellekti väärtusetuks tunnistamine ning vaikimisi eeldamine, et küll ta kusagilt elamiseks vajaliku raha kokku varastab, on väga tuttav ühest teisest ajastust, kus indiviid polnudki oluline. Vihje korras võin öelda, et see kaardimaja kukkus kolinal kokku 20 aastat tagasi. Jõgi voolab ikka lõpuks sinna, kus tal parem voolata on. Lõpetuseks. Meedia ja tema müügivõrgustiku kui kõige kallima ahela osa, status quo ihalus, pidurdab Eestis äritegemiseks vajaliku turunduse ökosüsteemi arengut, kus juures kaotajaks on lõpuks see, kes rõõmsalt kogu selle jama kinni maksab, klient. Ma tahan toonitada, et paigalseis ei ole kunagi paigalseis, vaid see on tagasiminek. Ja see, kes jääb ripakile, süüakse suurte ja tugevate poolt lihtsalt ära. See on loodusseadus. Oma mätta otsast tahan lisada seda, et reklaamiagentuuride kliiniline surm Eesti turul ei pruugi olla väga kaugel. Kui see peaks juhtuma, siis teile teadmiseks, et Eesti kõige kallima agentuuri ja lähima Soome agentuuri tasude vahe on endiselt minimaalselt 3-kordne, Rootsiga võrreldes veelgi suurem. Aitäh! Aitäh, Joel! Järgmisena palume siis Margus Sameli, meediaagentuuride võrgustiku esindaja. Ja ma tean, et sul on midagi, mida sa tahad meiega jagada. Ole hea, lava on sinu. Tervist! Meediaagentuuridega on imelihtne. Nad on a priori pahad ja nad on kõik ühesugused. Ja tegelikult, mida teil meediaagentuuridelt vaja on ainult hind, normaalne projektijuht ja heal juhul see, et asjad oleks meedias. Tegelikult see nii ei ole. Maailm on hoopis teistsugune ja nagu Joel isegi ütles, minu tore eelkäija, et see on dünaamiline ja tegelikult me vajame väga palju erinevaid kompetentse. Ehk siis ühest inimesest sõltub mitte midagi. Väga oluline on see, et milline on meediaagentuuri DNA ehk kes on ta loonud, miks on ta loodud, millised on tema kompetentsid ja milline on tema motivatsioon muutuda, see, millest Joel väga hästi rääkis. Ma julgen väita, et see ongi see põhiasi, see DNA on põhiasi, mis eristab kõiki meie meediaagentuuri. Meil on tegelikult meediaagentuuri liidus 10 meediaagentuuri
ja nad on tõesti kõik väga erinevad. Nad on isegi nii erinevad, et nad ei ole suutnud kokku panna 10 käsku, hea tava reegleid. Ametigi oleme suutnud kokku panna Meediaagentuuri liidu ja selleks, et kuuluda Meediaagentuuri liitu, sul peab olema 2 asja. Sa pead ostma kõiki turul olevad standarduuringuid, ehk siis sinu, ütleme, litsentsitasu on 50 000 eurot umbes ja sa ei tohi omada ühtegi meediakanalit, ehk siis sa pead olema sõltumatu. Ja 3 asja, mis meediaagentuure tegelikult omavahel ühendavad, on seesama tegelikult, millest Joel rääkis, riigihanked. Me tegelikult meediaagentuurid on väga huvitatud, et meie ettevõtetele ja riigil läheks väga hästi. Kahjuks me näeme, et seal on tõsised probleemid. Me oleme loomulikult huvitatud jätkusuutlikkusest, sest kahjuks meie koolisüsteem ei tooda inimesi, kellel isegi hügieenitasand oleks korras. Ja loomulikult huvitab meid seadusandluse areng, sellest me näeme, et tegelikult selles globaalses ja muutunud maailmas meie seadusandlus tegelikult paneb Eesti ettevõtte ebavõrdsesse olukorda. Minu teine mõte tuleb sellest, et jah, meediaagentuurid tegelevad, nagu Joel väga hästi kunagi ütles, meedia, mis oli parseldamine, angeldamine, midagi sinna poole. Et jah, me ostame endiselt meediat, me planeerime meediat, aga tegelikult see on elementaarne, see on sama elementaarne, kui me läheme poodi, ostame auto ja see auto sõidab. Loomulikult iga uus auto peabki sõitma ja loomulikult selle eest kliendid ei taha meile maksta. Ja pealegi me teenime raha tegelikult kõik kuskilt mujalt. Palju rohkem on kliendid nõus väärtustama erinevaid kaasaegseid online'iga seotud lahendusi. Palju rohkem on nad nõus tasustama ja väärtustama erinevaid insight, uuringuid ja nii edasi. Veelgi rohkem on nõus kliendid maksma selle eest, et meedia on ise ärikeskkond, ehk siis erinevad ärilahendused, e-commerce ja nii edasi. Ja veelgi rohkem on nad nõus maksma modelleeringute eest, ökonomeetriline modeling ja nii edasi. Probleem, aga see nüüd on aeg, mille siis meediaagentuur kulutab erinevatele teenustele. Ehk siis te näete, et see aeg, mis läheb teenustele, mida te olete valmis väärtustama, sellele me tegelikult aega ei saa kulutada. Ja miks me tegeleme sellega, millega me tegeleme? Me oleme luksusriik. 10 aastat tagasi oli meil näiteks televisiooni kanaleid oli 4 tükki, täna on meil 17 telekanalit. 10 aastat tagasi oli 5 korda vähem reklaamiblokke. Meie reitingud teevad pidevalt nii ja meie inimesed planeerivad järjest rohkem ja rohkem neid samu reklaamispotte. Teine asi on see, et meil puudub ühtne meediabroneerimise keskkond. Isegi Tšehhi Vabariigis on olemas selline asi, selline ühtne keskkond, kuhu kõik telekanalid panevad oma programmid, uuringufirma paneb oma uuringud ja kõik asi käib online'is. Tõsi, probleem on see, et aastane litsentsitasu on ainult 50 000 eurot. Jällegi asi, mida me tegelikult ei saa lubada. Ja 3. asi, miks me tegeleme mõttetustega, on see, et audiitorite osakaal järjest kasvab, rahvusvaheliste klientide osakaal turul järjest kasvab. Audiitoritest see on väga pikk teema, aga see on väga valus teema. Ja minu viimane mõte, kuhu teie raha läheb, ta läheb igale poole. Meedia atomiseerub, kui ma nii võin väljendada. Kuid mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Tõsi, tegelikult täna meediaagentuurid, kui ütleme, et tele on näiteks üks meedia touchpoint, siis meie agentuuris, meie uuringud käsitlevad 62 meedia touchpointi. Ma tean, et on agentuure, kes väidavad, et nemad käsitlevad 200 erinevad meedia touchpointi. Ehk siis see töö ja tähelepanu meediale on aja jooksul muutunud. Aga ma jagaks selle meediamaastiku, tõstaks kõige ülemisele astmele klassikalised meediakanalid, keskmisele tõstaks sisu- ja tehnoloogiapartnerid, ehk siis me tunneme üldjuhul need aplikatsioonidega, ja kõige alumisele tasandile tõstaks infrastruktuuripartnerid. Ja kui mina eile õhtu kasiinos oleks pidanud raha kuskile panema, siis ma väidan, et see kõige alumine aste on kõige olulisem. Sest nemad tegelikult ei ole oma potentsiaali veel kasutanud. Ma väidan, et täna ei vaata inimene näiteks telekanalit, vaid ta vaatab contenti ja need samad infrastruktuuripartnerid hakkavad seda contenti kokku ostma. Ehk see tähendab meile olulist ärimudeli muutust. Mina tänan. Aitäh, Margus. Järgmisena palume siia teie ette Urmas Oru. Eestis on vähe telekanaleid alles jäänud. Urmas esindab ühte neist. Meile pulti vaja.
Mul on peale Margust väga raske siia tulla, isegi peale Joeli oleks juba olnud raske, sellepärast et Joel ütles, et 5 aasta pärast ei ole telega midagi pistmist ja Margus ütles ka, et me atomiseerume ära. Tänan küsimast, telel läheb jätkuvalt väga hästi. Tele on kõige mõnusam meedium, mis üldse on olemas. Ja mul on hea meel, et lisaks telele juhin ma ka raadiogruppi nimega Trio, kuhu kuuluvad toredad raadiojaamad. Ja kui nende härrasmeeste sellist väga lihtsustatud lähenemist elule niimoodi omaks võtta, siis võiks öelda, et tegelikult raadioid ei oleks pidanud juba 20 aastat tagasi olema, sellepärast et kõikvõimalikud lindistused, videod ja kõik muu pidi raadio hävitama juba 20 aastat tagasi. Täna jätkuvalt inimeste lemmikraadio Eestis on Sky Plus ja Elmar, mõlemale sihtrühmale on noored kuulavad raadiot, vanad kuulavad raadiot, kuskile pole kadunud ja elab ilmselt veel. Ja sellepärast ma arvan, et ka tele elab hoolimata koledatest ennustustest. Aga kuhu raha kaob? Ma arvan, et raha kaob 2 kohta. Üks kõige suurem kurjajuur on Excel. See on selline tabel, kus te saate panna mingeid numbreid ja siis sealt tabel annab teile välja igasuguseid koefitsiente ja mingeid asju. Ma arvan, et kõige tähtsam on vahetevahel sellest Excelist välja tulla ja vaadata päris elu. Ma ei mõtle, et te peaksite käima Tallinna kesklinnas kuskil Stockmannis või kohvikus, vaid vahetevahel minema kuskile nii-öelda kaugemale sealt Tallinna kesklinnast. Piisab ka võib-olla Keskturg või Lasnamägi või Mustamäe paneelmajade vahel. Et te näete, kuidas tegelikult inimesed mõtlevad, mis läheb korda, mis on need turundussõnumid, mis peaks inimestele edasi andma ja milliseid kanaleid nad tegelikult siis kasutavad. Et Joel luges üles toredaid nimesid, mida meile kõigile ilmselt ka siin konverentsil on ju palju räägitud, Spotify, Netflix, pea läheb kirjuks, selles mõttes kõik ju teavad, et ükski turundusinimene vähemalt ei vaata kunagi televisiooni otse, vaid ta ikkagi on ju järelvaataja, eks ju, te lähete ju koju ja siis te vaatate niimoodi, kõik päevased olulised asjad on salvestatud ja siis te vaatate, et laivis te vaatate ainult ju CNN-i uudiseid kell 12, selles mõttes, et see on nagu peenvärk. Ja järelevaatamine on peenvärk. Aga tegelikult praegu on ju nii, et Temor mõõdab ka järelvaatamist, samamoodi saab igalt kaablioperaatorilt välja võtta, kellel on need andmed olemas, kui palju siis järgi vaadatakse. Ja tegelikkus on paraku selline, et see järelvaatamise osa Eestis on umbes 3%. Et siin saalis ma usun jah, et see järelevaatamise affinity on väga võimas, et tundub, et kõik vaatavad järgi. Tegelikkuses paraku on see nii, et ikkagi inimesed vaatavad laivis, vaatavad oma lemmikfilme, lemmiksaateid sellel ajal, kui nad on eetris. Ja sellest 3%, mis on järelevaatamine, sellest suurem osa moodustab tegelikult see järelevaatamine, et inimene tahab seda, mida ta laivis vaatas, veel korra vaadata. Ta kutsub kokku oma sõbrad, lapsed ja ütleb, et kuule, et see oli ilgelt lahe, vaatame veel korra. Nii et see järelvaatamine hetkel kindlasti ei ole suur teema, mis ei tähenda, et telekanalid sellega ei tegeleks, sellele ei mõtleks ja seda ei väärtustaks, aga mida ma tahan öelda, et kõik see selline kerge pling-pling ja ilus jutt, et see päris tõele ei vasta. Ja kindlasti üks asi, kuhu veel raha kaob, on see, et seesama jälle natukene elu mitte tundmine või Eesti oludega mitte arvestamine. Et kui iga turundusinimene ilmselt teab, et kõige tähtsam sihtrühm Eesti elus on 18–49 inimesed, aga tegelikkus on see, et kui te võtaksite näiteks Statistikaameti kodulehe lahti, seal on üsna palju selliseid lihtsaid andmeid, siis saate näha, et 18–49 sihtrühm on Eestis üks selliseid hädisemaid sihtrühmi. Nendel inimestel on suhteliselt vähe raha, nendest väga suur hulk on teilegi ootamatult on pensionärid juba. Neil on tervisehädasid, neil on kõik võimalikke selliseid probleeme. Nii et see, et kui teile tundub, et 1849 on mingisugune unelmate sihtrühm, mida tabada, siis tegelikult Eestis võiks ilmselgelt olla see sihtrühm hoopis teine ja hoopis vanem. Et kui me mõtleme ka nii-öelda võitjate põlvkonnale, ehk siis minu poolest kas või võtke Äripäeva rikaste top lahti, te näete, et seal neid sinna 18–49 sihtrühma mahtuvaid inimesi väga palju ei ole.
need inimesed, kellel on raha, kes tegelikult suudavad nii endale kui oma perele ka väga palju asju osta, kes juhivad paljusid otsuseid, on ammu juba üle selle 49 vanuse, nii et mu aeg sai läbi, aga ma ütlen, et sihtrühma tuleb venitada kõrgemale, tuleb vaadata laiemalt ja ma arvan, et kusagil Eestis ei oleks üldse paha mõte minna kuskile 60-ni vähemalt selle ülemise otsaga, aga eks me diskuteerime ja debateerime. Aitäh, Urmas! Oleks ebaaus, kui me räägiksime sellest, kuhu raha kaob ja ühtegi kliendi esindajat ei oleks, eks peale selle, et te siin saalis olete. Nii et kutsume lavale meie kliendi esindaja, kes on juba täna ka siin nimetatud, et Andres Lember, ole hea, räägi oma lugu ära. Et ilusat keskpäeva. Et ma kõigepealt siis õiendan ühe selle väikse vana võla ära, mida Kristjan siin mainis või küsis, et kuidas nende kliendiprogrammi kliendiprogrammi loojusprogrammi käitumise ja müügiedendusega lood on, et lood on tegelikult väga head, et oluline on, et see programm oleks inimestele arusaadav, siis ta toimib ja toimib väga hästi. Et võid raha anda tagasi küll, mis ta uuesti sinu juurde tarbimisse toob, ta peab lihtsalt aru saama, et kuidas ta seda raha teenib ja see peab selge tema jaoks olema, et näide on selles, või tõestus on selles, et eelmise aasta märtsis, kui säästukaardi lojaalsusprogrammi tingimusi muutsime kliendile lihtsamaks, arusaadavamaks, paindlikumaks, me oleme kasvatanud aastaga 20% lojaalsete klientide baasi ja lojaalsete klientide tehtav käive meie kogukäibesse on kasvanud üle 5% punkti. Et töötab küll see raha tagasiandmine ka jätkuvalt, täpselt samamoodi nagu Kristjan ütles, et hinnaalandused töötavad täpselt väga hästi jätkuvalt. Ja hinnaalandused on nüüd nagu see tegelikult see hea seose koht selle meie tänase teemaga, et kuhu kaob raha, et siin on juba räägitud sellest meedia hinnast ja meedia ostmise süsteemist, sellest kurikuulsast kickback-süsteemist, kas see on hea või halb, kas see on kliendi võit või kliendi kaotus. Näidake mulle ühte ettevõtet, kes ostab hinnakirja järgselt meediat. Tõenäoliselt ta on kas hästi rumal või ta on kuskil kuu pealt. Keegi ei osta. Et hinnaalandused on ju, need on protsendid muutuvad vahel täiesti suuse naeruväärseks, kui sa vaatad, et ka Joel viitas, et varsti võib olla tasu ümmargune 0, eks ole. Et jah, loomulikult asi peaks olema läbipaistev ja kliendile arusaadav, et kuhu ta siis oma raha paneb ja mis ta selle raha eest saab, millised kontakte ostab, mis on selle kontakti väärtus kliendi jaoks ja kus see raha tema jaoks tagasi tuleb. Seda on oluline mõõta, see ongi tähtis. Kliendi vaates minu jaoks ei ole oluline, kas see meedia ostmisel meediaagentuuri ja meediakanali vahel toimib see kickback või maksan ma meediaagentuurile seda vahetusprotsenti. Jah, ausam oleks mul maksta seda vahendusprotsenti ja läbipaistvam kindlasti ka, aga ma ütleks selle peale, et poisid tööturkud kakelge omavahel see asi ära ja öelge klientidele, et nüüdsest on nii ja ma usun, et kliendid on õnnelikud. Mis puudutab Joeli statementi, et meediatööstus on sellisel stagnatsioonil või reklaamitööstus on stagnatsioonil ja hukkumisele määratud paljuski tänu siis erinevate osapoolte passiivsustele, vanast kinnihoidmisele, siis ma nagu nii passiivselt seda asja ka ei vaataks, ma vaataks pigem seda, et siin on hästi palju kasutamata võimalusi kindlasti, et mõni aeg tagasi äriplaani konverentsil Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik oma ettekandes esitas ühte Euroopa Komisjoni uuringuslaidi, kus siis tootmisettevõtted siis selliste kasvuraskust või kasvu pidurdavate teguritena nägid või tõid esile, et mis nagu siis kõige rohkem seda kasvu või edasist arengut võib pidurdada, et seal 60% ulatuses oli see nõudluse puudumine. Et ühtepidi, mis see nõudluse puudumine on? See nõudluse puudumine on tõenäoliselt see, et ei osata leida turge. Et siin ongi küsimus nüüd selles, et kuidas see turundustööstus või reklaamitööstus saab tootjaid ja teenusepakkujaid siis abistada ja aidata neid turge leida, aidata seda toodet paremini müüa. Üks pool on see, millele Jüri siin vihjas, et küsige.
loomulikult, et mulle selle küsimusega tuleb alati meelde see vana hea vanaema või ema ja poja reklaam, et kui saadeti turule, et mine osta lehme ja poeg tuli tagasi sebraga. See oli pilkude mäng, et lõpuks oli siis ütleme, et vaatasin ilus musta-valge kirju loom, võtsin ära. Aga miks sa ei küsinud? Loomulikult tuleb küsida ja klient peab oskama küsida. Oluline on osata küsida, ja siin see vaidlus, et kas brief oli täiuslik või brief ei olnud täiuslik, et ega see päeva lõpuks kuskil ei vii, kui brief ei ole täiuslik, istume laua taha maha, räägime asja selgeks ja kõigil osapooltel on asi nagu teada ja töö läheb edasi. Loomulikult peab oskama klient küsida. Aga ma pigem kutsuksin nagu agentuure siin sellise, eriti võtma seda strateegilise partneri vaadete rolli, mida ju tegelikult paljud ettevõtted, kelle oma turundustiim on väiksem ja sinna ei investeerita nii palju, vaid võetaksegi seda teenust sisse ja tahetakse seda strateegilist vaadet pigem osta, et agentuuri üles, et võtke siis nii-öelda oma DNA-s olev turundamise roll, ka enda turundamise roll tugevamalt kätte ja müüge ennast rohkem. Et see on teie võimalus. Et siis ei hävi mitte keegi ja on kliendid ka õnnelikud ja kaota nemad ka päeva lõpuks. Aitäh! Nii, osapooled on kuulatud, et kutsun teid ka kõiki saatma küsimusi, aga et ei oskagi kuskilt nagu otsast pihta hakata, aga ma arvan, et me võiksime selle kickbacki teema nagu korraks käsitleda, kõrvale panna, siis me saaksime minna nagu edasi, et on see teie jaoks nagu okei, et kui me ka vaatame meie Gallupi vastuseid, siis küsimus oli, et millest sinu meediaagentuur elab. 50% arvas, et see on siis tellija rahast, 25% ütles, et see on meediaagentuuri rahast ja 25% ütles, et pole aimugi. Et tegelikult, et ükskõik kuidas olukord ei ole, aga ma arvan, et probleem on selles, et ei ole aimugi. Et see on tegelikult ju probleem. Ehk siis, et me teeme koostööd, meil ei ole aimugi tegelikult, et kuidas see väärtusloome, mida meile tehakse, siis tegelikult nagu tasutud saab. Et ma olen sellega, me oleme palju arutanud seda teemat ja ma arvan, et nii-öelda süsteemi või seda siis nii-öelda nähtust nii-öelda kickbackiks nimetada, ma arvan, et ei ole päris õige, aga ma arvan, et me võiksime selle teema ära käsitleda, siis lihtsalt puhtalt selline läbipaistvus selle süsteemi osas ja teatud selline otsustus, et kas me siis aktsepteerime, et see ongi süsteem või mitte, on nagu kindlasti nagu vajalik. Kes tahab selle otsa lahti teha? Et kas, ütleme, et see, et tänasel päeval nii-öelda raha liigub mitmelt poolt, on nii-öelda siis olukordi, kus nii-öelda klient maksab agentuurile meedia vahenduse eest ja on olukordi, kus on seal nii-öelda teistsugune süsteem, ehk siis agentuur saab tasustatud teiselt poolt. Et see on täna, see eksisteerib. On nii, seda keegi ei eita tegelikult. No loomulikult, et ma ei tea, on mu mikrofon sees, et kuulete. Tõsta natukene häält üles poole, et hääled lähevad nüüd vaiksemaks järjest. Et ilmselt tahaks Joel vastata sellele, aga ma vastan siis ise, et loomulikult auditid on kõik vabalt internetis olemas, võtke meediaagentuuride auditid välja ja te näete, et meediaagentuuri müügikatte on 7–15%. Küsige oma agentuurilt, kas või mõelge, kas te maksate oma agentuuril 7–15%. Kindlasti mitte. Et järelikult see raha tuleb kuskilt mujalt. Nüüd kõik need samad elevandi artiklid ja nii edasi, mulle ei meeldi natukene see teema, et kui keegi lahkub Industrist, siis tõmbame Industrille vee peale, et minu mõttes see ei ole hea toon. Teine asi on see, et me tegelikult räägime asjast, millest me ei saa rääkida, ehk siis me kõik oleme seotud lepingutega, te keegi ei taha, et me tõstame siin mingi e-lepingu punkti kuskil lauale ja hakkame seda niimoodi avalikult arutada. Ehk siis tegelikult mul nagu kaitsta on ennast suhteliselt nagu võimatu või mõttetu, sest ma ei saa näidata ühtegi lepingut. Fakt on see, et loomulikult on muu income ja ma julgen väga jämedalt arvata, et see kliendi poolt makstav fee on meediaagentuuri, ütleme siis sellest müügikattest kuskil kolmandik. Ja 2/3 tuleb kuskilt mujalt. Julgen väita ka seda, et selles elevandi artiklis oli üks fundamentaalne viga, et on suhteliselt vähe riike, kus meediaagentuurid elavadki ainult kliendi fee pealt. Ja need vähesed riigid on Valgevene, Usbekistan,
Kasahstan ja nii edasi. Nendes riikides võib homme tõusta meediahind, ma ei tea, 20-30%, ehk siis ma usun, et need riigid teile väga tegelikult ei meeldi. Kõikides teistes riikides, kaasa arvatud Skandinaavia, kaasa arvatud Saksamaa, on siis see ametliku, ütleme, kliendi poolt makstud fee ja mingi muu tulu vahekord kuskil kuni pool. Ma tegelikult ei tea riiki, kust oleks alla poole. Et loomulikult see income on olemas. Nüüd on küsimus selles, et kas see on kickback. Minu jaoks kickback on see asi, et ma olen Urmas juurde, ütlen, ma sulle selle kliendi raha ei anna, kui sa ei anna mulle, ma ei tea, mingit asja. Ma julgen öelda, et tänases kommunikatsioonimaailmas, kus sul on, kõik on niimoodi fragmenteerunud, sa pead hästi kiirelt reageerima. Tegelikult kliendiga otsused on väga kiired ja läbipaistvad. No ükski meediaagentuur ei saa öelda, et kõik raha tuleb viia Urmasele, sest Urmas annab mulle, ma ei tea, mingi raha. Auto, suvila, mis iganes. Et nii see ei tööta. Samas on hulgalist ärilahendusi, mis on täiesti legaalsed. Isegi Saksamaa näiteks programmingu eest, mis on siis see, et me toodamegi selliseid meedia erilahendusi, makstakse Saksamaa Eestis 15%. 15% Saksa käivedes on metsik. Ja loomulikult see on see, millega siis meediaagentuurid peavad oma tulusid katma. On hulganisti teisi teenuseid, uuringud. Täna näiteks on meediakanalid on oluliselt suuremad uuringute ostjad Eestis, kui on meie kliendid. Sest et meediakanalid tegelikult ei stagneeru, nad muutuvad. Ja küsimus ongi, kuhu nad muutuvad ja selleks ongi vaja teha väga häid analüüse ja need asjad maksavad. Kas see asi nüüd on läbipaistev? Ma arvan, et see läbipaistvus hakkab kuskilt mujalt. Esimene teema on alati see, et kui on mingi konkurss. Esimene asi on see, et ei tohi meediaga suhelda. Ühesõnaga, agentuur peab üldjuhul välja pakkuma hinna niimoodi, et ta tegelikult ei või meediaga suhelda. Kui nüüd agentuur võidab selle kliendi ära, siis ta läheb meediakanalisse, jah, võib-olla ta saab selle hinna kätte, aga võib-olla ta ei saa seda kätte. Ja kahjuks ma võin öelda, et viimasel ajal üldjuhul ei saa. Et see asi tuleb kuskilt kinni maksta. Ja siis hakkab kogu selline susser-musser peale ja lõpuks ei tea tegelikult agentuurid ise ka, kus see raha tuleb või läheb ja aasta lõpus me alles saame öelda, kas me oleme joone peal või joone all. Et teema on oluliselt laiem. Nagu siin Andres enne väga hästi ütles, et teist keegi tegelikult ei osta hinnakirjärgse hinnaga. Näiteks Rumeenias sellel aastal on niimoodi, et hinnakirjad on kõik ajalehes. Kõik, meie probleem on see, et üldjuhul Eestis on ajaloolised hinnad, ehk siis mõni väga väike klient ostab oluliselt parema hinna kui mõni suur klient. Tegelikult puudub igasugune hinnaloogika. Rumeenias tehti see pull ära, pandi kõik hinnad ajalehte ja nüüd kõik ostavadki vastavalt oma suurusele. Tehti veel selline pull, et agentuurid ei tohi olla kuskil vahel. Kaasatud arveldamine kõik käib otse kliendi ja meediakanali vahel. Kas keegi on rahul? Ei ole. Probleem on tegelikult oluliselt laiem ja lihtsalt võtta nüüd meediaagentuurid ette ja öelda, nad pätid, kaubakad, vargad. Kui te vaatate need kasumi aruandeid, siis jah, 10 aastat tagasi oli seis suhteliselt hästi. Täna me tegelikult oleme 10 aasta vanuses ajas oma meediaturuga. Te kõik teate, palju on kasvanud palgad 10 aastaga 2-3 korda. Ma püüdsin oma presentatsioonis näidata, et see töö, mida meediaagentuuri inimene teeb, on oluliselt suurem, kuna kõik fragmenteerub, klippidega on vaja rohkem vaeva näha ja me ei tegele ainult telega, me tegeleme online ja kõikide muude lahendustega. Et kasum, ma arvan, et näitavad seis ei ole üldse hea. Probleem on täitsa olemas. Urmas, tahad samalt poolt seda kommenteerida? Seda nähtust, mille nime me ei nimeta. Nii pikka kõnet ei peakski, Margus, aga ma ütlen, et kuna siin on mehed ainult laval, siis võib-olla sobib niimoodi öelda, et tegelikult kogu see teema on tekkinud üldse sellepärast, et ütleme, sellel seltskonnal, kes istub kuni siiamaani, pole olnud õigel ajal nii-öelda mune, et jääda endale kindlaks ja mitte alluda sellisele konkurentsi ja muule survele ja siis pidevalt järgi anda ja pidevalt mingisuguseid lisasoodustusi teha ja tekitada mingisuguseid hämaraid skeeme, et kui me kõik oleksime olnud õigel hetkel pisut kindlamad, meelekindlamad ja oleksime öelnud, et vot siin on see mees, kes tegelikult peab maksma kinni meediaaja,
peab maksma kinni planeerimise, peab maksma kinni loovlahenduse, kõik muu kommunikatsiooni, mida ta tahab, sest see on tema huvides, siis oleks meil kõigil olnud lihtsam. Nüüd me siin neljakesi vaatame üksteisele otsa ja mõtleme, et kuhu kurat meie vahel see raha on kadunud, eks ju, et kellelgi ei ole. Joel ütles, et meil ei ole, Margus ütles, et elu on kehv, on ju. Siiski kasumis, ütleme, kui ma televisiooni vaatan, siis erateled on viimased, ma arvan, 10 aastat vist summaarselt olnud kogu aeg miinuses ja mitte väikeses, vaid sellises ligi 2 miljonit vähemalt viimaste aastate jooksul oleme me siis teise suure telegrupiga kahe peale tootnud, et mõnikord on meil natuke paremini läinud, oleme plussi poole suutnud ajada, aga siis on TV3 jälle lükanud nagu nii suure miinus, et ikka on jälle -2 kokku tulnud. Et selles mõttes, mis siin öelda, eks ju, et oleks õigel ajal aru saanud, kuhu see läks, et algul andsime natuke ja siis andsime veel natuke ja siis veel natuke ja nüüd polegi enam midagi. Kui ma võin veel... Lühikene kommentaar, muidu ma oleks võinud seda asja ka kahekesi teha siin täna. Lühike kommentaar on see, et ma olen selles äris olnud juba 20 aastat, vähemalt isegi rohkem. Siis ostis meediaagentuur kogu paki kokku. Ma ise mäletan aastat, kus ma ostsin ära kõik Eesti Ekspressi esikaaned ja siis me põhimõtteliselt hakkasime kliente neid maha parsetama. Meie ostsime ühe hinnaga, müüsime teise hinnaga. Klassikaline kapitalism. Kas see mudel on parem? Täna on tegelikult mudel, et me ostame ja müüme sama hinnaga. Ja klient on sellest kõigest informeeritud. Klient on kõike kaasatud. Ma usun, et tänane mudel on tegelikult oluliselt parem. Aga ma arvan, et selle teemaga ei tahagi nagu kaugele minna, sest et see on nagu rohkem nagu selle seltskonna asi, et Andres nagu mõtleb, et mis ei puuduta ju tegelikult kõike mind. Ei mis ta ei puuduta, muidugi puudutab, ega siis praegu Urmas ütles siin, et nendel ei ole seal mune olnud ja siis on need pahad kuradi kliendid, kes on kõik välja pressinud, välja imenud nendeks. No ei ole päris ju nii, et ikkagi selline... Ma ei öelnud, et kliendid on välja pressinud, ma ütlesin vastupidi, et me oleme oma vahel soperdanud nii palju. Aga vaata, tegelikult see reaalne konkurents ja nõudluse pakkumise suhe ju panebki selle asja paika, et see, kui te oma vahel olete soperdanud nõus, et see on teine asi, aga vaata hinda mina ei tahaks küll rohkem hakata maksma. Et seal me siis oleme, eks ju tegelikult ja kui me mõtleme nüüd, tuleme selle teema juurest hakkame edasi liikuma, siis kuhu turundusraha kaob, et siis on see, et kelle raha siis nagu tegelikult ära kaob, et nagu algne plaan oli mõelda, kuidas nagu see turundajate, brändiomanike turundusraha ära kaob, siis tuleb välja, et nendel nagu, küsimus juba sisaldab seda vastust, et nendel järelikult on nagu ära kadunud, eks ettevõtted kulutavad 5-6% oma eelarvest tavaliselt, eks ju, turundusele pluss hinnakampaaniad, mis tehakse, nii et tegelikult need summad käibest on tegelikult väga suured ja me teame, et ega siis kogu see kulutus või investeering tegelikult ei too siis vastavalt 5 või 10 või 20% kasvu. Olles ise natukene kokku puutunud ka turundusega, siis kasvu saamine oli palju keerulisem kui turundusraha kulutamine, eks. Ja samas... Kuule, kui sa oleks tahtnud, sa oleks võinud ise ka siin üksi rääkida. Nii et selles mõttes, Joel, et arendame siit edasi. Et siin on tegelikult päris mitu aspekti. Vaata, küsimus on selles, et praegu me loeme justkui kelle taskus see raha on või kus see tuleb, on ju. See ei ole tähtis. Tähtis on see, et kui sa ei loo uut väärtust, siis ei teki uut raha, on ju. Ja see on see sõnum või see mõte, mida ma mõtlesin. Et kui tele ei mõtle täna, kuidas ta YouTube'i vastu saab lähima 5 aasta jooksul, mismoodi on võimalik Netflixiga võidelda, eks ju, kuidas ennast positsioneerida sellel globaalsel turul, mis on halastamatu ja meie väikses kontekstis täiesti korruptsioonivaba. Kui ta tuleb siia mürinal sisse, siis kuna ta on korruptsioonivaba, siis seal sees ei ole enam üldse mingisugust raha genereerimisvõimalust, on ju, isegi väiksel moel. Sest et neil on olemas masinad ja lahendused, mis planeerivad intelligentselt ja teevad neid asju nii-öelda ise, eks ju, et mis juttu me siis ajame, eks, et siis ongi tegelikult lõpp. Et täna peaks olema hoopis see, et kõik see raha, mida ei teenita, mida võiks teenida, eks ju, 2 miljonit aastas, minu arust on kriminaalne kahjum selles mõttes, et telekanal peaks ikkagi uksed ikkagi kinni panema siis, tegelikult, eks. Et nad peaksid ikkagi plussis olema ja nad peaksid selle plussist täiesti arvestatava proportsionaalse osa investeerima sellesse, et olla konkurentsivõimeline muutuva maailma kontekstis. Ma ei tea neid lahendusi, keegi ei tea neid lahendusi, ometigi on olemas terve rida näiteks kas või meie naabrite juures Rootsis või Soomes täitsa toimivaid lahendusi, mis nii-öelda ei lase
nendel näotutel robotitel nii-öelda tungida meie maale, eks ju, ja mis säilitab meie kultuuri, meie keele, meie suhtumise asjadesse. Vaadake National Geographicut, no naljanumber, mismoodi mingi kuradi Google Translate tõlgib neid saateid, eks, et noh, et see ei ole okei. See ei ole okei, et me vaatame mingisuguseid CSI-sid kuradi päevad läbi, selle asemel, et vaadata oma enda Eesti CSI, kus oleks meie oma enda näitlejad, kes teeksid oma enda trikke siin meie oma enda riigis ja taustaks oleks meie oma enda Eesti muusika. Te peate sellest aru saama, et see on oluline, et need asjad oleksid meie omad. Vastasel juhul riigina, eetrina, mingisuguse kuradi tähena kusagil, meid ei olegi olemas. Meil puudub jätkusuutlik ja meedial, vaadake, mis toimub Ukraina ja Venemaaga täna, eks ju, puhas meediasõda, üle maailma, globaalne meediasõda, mille Ukraina poolset juhti olen ma isegi kohanud. No see on võimeline hävitama ja muutma nii palju, et meie väike kuradi alla miljoni inimeseline rahvas lihtsalt tõmbab krimpsu nädalaga ja ongi kadunud. No, ja kõigil on jumala ükskõik, kogu ülejäänud maailm on täiesti savi. Kas meil on ka savi? On küsimus meie nii-öelda meediale ja tegelikult klientidele täpselt samamoodi, eks. Ja sa tõid sisse nagu täiesti uue dimensiooni tegelikult, see nii-öelda teatud mõttes selline vastutus millegi eest, eks. Vastutus tuleviku ees meie enda laste ees, et kui me tahame, et meie lapsed kasvavad Inglismaal, jumala eest, kolime Inglismaale, elame seal ja nad muutuvadki inglasteks. Me oleme näinud ju neid väliseestlased, eks ju, kes ei oska enam eesti keelt rääkida, eks ju, rääkimata mõtlemisest eesti keeles, nii et see on nagu natukene missiooni ei tunne ja rääkides, et Eesti on kallis. Eesti on kuradi kallis maa. Eesti peaks olema 2 korda, 3 korda kallim kui Šveits, seepärast, et meid on 2-3 korda vähem, eks, või veelgi rohkem vähem. Selles mõttes, et me peame endale aru andma, et me elame niivõrd sita kliimaga, niivõrd nõmedas kohas, nagu me elame, ja meid on niivõrd vähe, et meie elud ongi niivõrd palju kallimad kui ükstas kõik kellelgi teisel. Meie elud on veel palju kallimad kui soomlaste elud, sellepärast, et neid on rohkem. Nii et mulle väga meeldib Eestis elada. Minu meelest on täiesti adekvaatne maa, nii et ma ikka elaks hea meelega siin. Ma arvan, see on uus teema ja see, et tegelikult, et Eestis on kallim elada, me teame ka tänast nagu reaalsust, eks, et inimesed elavad rohkem kui 2 korda kehvemini kui Šveitsis, eks ju, tegelikult. 7 korda kehvemini. 7 korda kehvemini, jah. Et kui tuleme tagasi nagu selle juurde, et mis huvitab nagu saalis oli, et nendel on teatud nagu raha käes, ja mõelda, et kuidas sellest nagu võimalikult nutikalt nii-öelda ikkagi siis nii-öelda toota tulemust, et kui me tuleme nagu selle juurde tagasi, siis mille taga see on, et kas meil on tegemist, kas on küsimus kompetentsis, et meil on raha, eks ju, hommikul me rääkisime ka sellest tegelikult, et võiks alustada sellest, et panna kogu oma raha, sealhulgas hinnaalandused tegelikult, hinnasoodustused, panna oma turunduseelarvesse, see suurendab kohe raha hulka, millele nii-öelda finantsjuhilt allkiri saada, aga sealt edasi tegelikult on kõik ju tegelikult kinni inimestes, kes selle raha üle otsustavad. Kuidas on sellega lood? See asi hakkab natuke varem tegelikult, see asi hakkab sealt peale, et nende samade klientide, ütleme, reklaami ja meediaagentuuride ja meediakanalite vaatenurgast vaadates klientide mentaalsusest ehk siis sellest vaatest, kas turundus on siis nii-ütleme kasumist ära võetud kindel kopikas, et millest ma olen nüüd jäädavalt ilma, siin on see 50-50 jutt enne, et kumb pool raisus on, ei tea täpselt, või siis ta on ikkagi investeering ja loodud selleks, et saada uut kasu genereerida. Et toodi välja Deloitte uuring Jüri poolt, et mis oli nagu väga vääriks, ma saan aru, et on hästi positiivne argument, kui Eestis, ütleme, meil agentuuridel on see sama sõna öelda, et võtete, tulge nüüd ärgake, hakake tegutsema, eks ole. Ja taaskord, ma ütlen veel kord, et see agentuuridele endal pressige, suruge, müüge ennast. Et see on võimalus nendele ettevõtetele, kes ei tegutse sellisel määral, kuid kellel on potentsiaali. Ma ütleks meediaagentuuride koha pealt, et igal asjal on alati 2 otsa, et see rahvusvaheline business võib olla probleem, samas on ta väga suur õnn. Et tegelikult see kompetents, mis täna on Eesti meediaagentuuridel käes, on täiesti maailma tasemel, mis on probleem alati see, et üldjuhul kõik asjad maksavad sama palju Eestis kui Londonis. Nii et küsimus ongi selles, et kuidas siis Eesti klientidele tuua see asi Eesti hinnaga.
samas seesama globaalne maailm tegelikult annab Eesti kliendile just need samad relvad, ühesõnaga, et jah, see YouTube tungib peale, kohalikel kanalitel on tõsiseid probleeme, samas Urmase kaitseks, et nad teevad väga head tegelikult tööd kohaliku programmiga, mis ongi kõige kallim. Aga kuhu ma tahtsin, ma unustasin ära, kuhu ma tahtsin jõuda. Tahtsid jõuda selleni, et kõik relvad on olemas, aga kasutada kõik relvad on olemas. Eile ma kuulsin ka seda jutt, et ma ei tea, briif peab olema hea. Mina väidan, et agentuur peaks briefiga või kliendiga tegelema kogu aeg, mitte ainult siis, kui ta saab briefi, ehk siis ammu enne seda. Kõik need lahendused, uuringud, kompetentsid on olemas ja lihtsalt tuleb pidada dialoogi. Kahjuks jah, ma kohati näen seda, et ütleme, klientide äriline informatsioon on kuidagi ära peidetud. Ja tõsida on, et ilma nagu ärilise informatsioonita on väga raske teha mingeid turundusotsuseid või kommunikatsiooniotsuseid või siis meediaotsuseid. Nii et see liin peaks olema palju avatum. Kummaline teema, jälle natukene teine teema, aga need samad audiitorid, kes tegelikult on samal turul, kui on meediaagentuurid. Ja mida nad teevad, nad on tegelikult nagu puugid, nad pumpavad meediaagentuuridelt välja datat, ja kõik hinnakirjad, kõik uuringud ja nii edasi. Ja tegelikult nad on ise meediaagentuuri otsused konkurendid, nad juba pakuvad tegelikult meedia vahendusäri. Saksamaal on tegelikult praegu juba võetud vastu olukord või seadused, et tegelikult ei tohi selle pulliga tegeleda. Meediaagentuur tegelikult ei tohi anda kliendi ja audiitorile andmed kätte. Nii et kõik need ärimudelid muutuvad, aga jälle mul läks kuidagi niimoodi. Nii et ikkagi kompetentsi küsimus, ehk siis, et sul on raha ja meil raha on palju, eks, ja siis ühel hetkel tegelikult aasta lõpus lööme kokku tulemused, vaatame ikkagi see investeeringu tootlus, no tegelikult väga harva jõuab sinna, mida me nagu plaanime, et kus see kinni on? Tegelikult mul tuli meeldib, kuhu ma tahtsin jõuda. Ma tahtsin jõuda selleni, mida ma ka püüdsin graafikul näidata, et mitte ei ole kompetentsi probleem, vaid me tegeleme, selle asemel, et tegeleda kliendi jaoks väärtuslike asjadega, me tegeleme lollustega. Me tegeleme bürokraatiaga, me pumpame audiitoritele, mis iganes datat, ja teeme kõike muud, aga mitte kliendi jaoks väärtuslikku tööd. See on meie põhiprobleem. Miks te seda teete siis? Sest seda ei tasusta. See tuleb kuskilt, see on siis nagu teatud seadusandlik... Selle kohta võiks öelda, et see on olud. See on, ma üldjuhul ei ole nagu oludega nõus, aga see on tõesti olud ja see, kui meie top 100 Eesti kliendist, kes siis toodavad mingi, ma ei tea, üle 60% kogu meedia käibest, väga suur osa on rahvusvahelised kliendid. Ja Eesti on selline unikaalne riik, me võime osta mis iganes mudelid, aga samas, kui me raporteerime, siis me peame selle muutma mingiks nagu söödavaks standardiks. Ja see lihtsalt nii on. Me inimesed kulutavad aega mõttetustele. Ma tulen oma alguse juurde tagasi, et see kõige suurem häda on ikkagi Excel. Siit selgub igalt poolt, et see Excel närib selle Eesti nii pisikeseks selliseks numbrite jadaks, et sealt ei jää järgi seda, millest Joel rääkis ja võtab Marguselt ära aja, mille ta võiks kulutada kuskile mujale ja et see koefitsientide numbrite ja selliste kummaliste asjade tagaajamine, et see on tegelikult kõige suurem vaenlane number 1. Ma võin Exceliga seoses öelda, kuna ma töötan väga paljude rahvusvaheliste klientidega, siis probleem on selles, et üldjuhul on kõik Exceli numbrid on miljonites, ümardatakse ja see on nagu probleem, miks Eesti raha ära kaob, et lihtsalt kui sa paned numbri sisse, siis ta ümardab nulliks. Et Eesti raha kaob Excelisse ära, me võiksime siit nagu vist kokku võtta nagu. Jah. Ja ma ikkagi päris ei jätaks tegelikult, sest et kui räägime turundusinvesteeringu või võtame siis reklaami investeeringu efektiivsusest, siis tegelikult sõltub hästi palju ka sellest, et kuidas seda tegelikult nagu tehakse või mida tehakse, eks, et on ju hea kõnekäänd, et shit in, shit out, eks, ja töö tehakse tellija materjalist, et kui head materjali tellijad tegelikult annavad, et sa, Jüri, olete kindlasti oma liidu sees nagu arutanud seda, et kas see, kuidas see ülesande püstitust käib, mismoodi tehakse tegelikult koostööd, mõtleme, siin saalis on ka tegelikult ettevõtete turundusjuhte, kes teevad nagu suurepäraselt koostööd, kus nagu loov meedia brändiomanik on kogu aeg koos, et nad nagu ei käigi praktiliselt ära, eks, ja me näeme ka neid tulemusi, et kuidas nagu selline olukord nagu laiemalt tegelikult on, Jüri? No mul siin mul siin ühes slaidis oli tegelikult ka selline versus toodud, et meie versus nemad, eks. Et seda ikka nagu tuleb, et nagu
et klient ja agentuur mingisugusel erineval põhjusel ei moodusta nagu tiimi, vaid et ühel on justkui nagu selle piirini omad tegevused ja teine peaks sealt piirist edasi tegema, et noh, see selline kindlapiiriline, eriti tavaliselt natukene hallitsooniga nagu ühendatud piirjoon nagu teeb kindlasti tööd ebaefektiivsemaks ja raskemaks. Aga noh, tõenäoliselt üks probleem klientide juures on ka see, et sageli ettevõttes turundust ei käsitleta juhtimisfunktsioonina, vaid sellise abifunktsioonina või nagu tugitegevusena. Et noh, tõenäoliselt paljudel turundusjuhtidel üleüldse ei olegi väga palju mingisugust ettevõtte nagu finantsplaneerimisega nagu kokkupuudet, et temale tuleb juhatusest eelarve ja kus tal on kirjas, et sul on turunduseelarve nii ja mitukümmend või 100 või miljon eurot ja siis, et see nagu tema töö tegelikult ongi nagu põhimõtteliselt selle nagu nii-öelda laiali jagamine. Et ta nagu ei saagi nagu väga head responsi, ma arvan, selline tunne aegalt on. Küsiks Raali käest, et andke mul käega märku, kelle ülesanne on nii-öelda siis finantsjuhilt laekunud rahasumma aasta peale Excelisse jagamine ja selle ärakulutamine. Ma ei usu, et keegi selle peale jätab. Küsimus oli vist liiga järsk, eks? Või kui paljud teist tegelikult nii-öelda loovad? Kes teist on rumal? Loovad nii-öelda selles mõttes nii-öelda väärtusloome plaani, eks? Tegelikult see on see küsimus rohkem, eks? Aga üks probleem tõenäoliselt ikkagi on see, et nii-öelda käib see nii-öelda briifimine, me teame, et surve ettevõtete kasumitele on väga suur ja selles mõttes ka turundusinimesed peavad pigemalt sellega töötama, et nii-öelda kulusid allapoole viia, kõik peavad olema valmis selleks, et aasta lõpus tuleb jälle finantsjuht 3. kvartalis ja ütleb, et kuule, et lõikame nüüd 4. kvartali turunduseelarve ja nii edasi, et see on nagu reaalsus ja seetõttu tehakse ka üsna palju ilmselt selliseid stripivoorusid, ehk siis, et jällegi agentuuride nii-öelda vähempakkumisringe ja kõike muud sellist, et kuidas sellega lood on? Ma tahaks ühte asja öelda. Ma tahaks öelda seda, et ühe asja, mis sa vahele ütlesid sinna, et surve ettevõtete lühiajalisele kasumile on väga suur sellisel juhul, kui ettevõttel endal, seal sees olevatel inimestel, eriti turundusel, ei ole väga head plaani, kuidas see kasum saaks olla 10-kordne 2 aasta pärast. Ja kohe muutub perspektiiv, mille tulemusena tekivad hoopis teised ressursid. Ehk siis kõige olulisem on omada seda ideed ja neid nii-öelda 2, 3, 5, 10 aasta nii-öelda plaane ja perspektiive, eks ju. Selget nägemust turust, uutest turuvõimalustest, liikuvatest, mingitest orbitaalsüsteemidest, võib-olla ka ekspordist, millest üha rohkem Eestis räägitakse, keegi ei saa aru, mis asi see on, aga kusagil ta on, eks. Ja nii edasi. Et tegelikult nagu see on, küsimus ei ole ikkagi, et keegi peab kellegile midagi müüma, eks. Agentuur saab aidata kliendil ühe nii-öelda aspektina tuua sisse mingisugune dimensioon. Loovagentuur saab rääkida sellest, et mis on teatud mõttes trendid, eks ju, ja mingisugused uued asjad või sünteesida sõltub agentuurist, eks, kes on rohkem ja kes vähem strateegiline. Sünteesides turgu, vaadates analooge, võib-olla leiutades isegi midagi. Meediaagentuur saab rääkida sellest, kuhu üldse meedia liigub, eks ju. Et täna üldse, kuidas seda mõõdetakse. Ja täna vaatavad kliendid oma meediaagentuuridele ja agentuuridele otsa, et kuidas ma peaksin mõõtma oma tulemuslikkust, kuidas ma oma return on media investmenti või mida iganes nagu mõõta saaksin, eks ju. Tegelikult seda ei mõõda agentuurid, seda peab klient ise mõõtma. Ta peab ise selle metoodika enda jaoks välja mõtlema, mida ta nii-öelda rakendab oma enda toimimise pealt, sest iga klient on erinev, iga organisatsiooniliselt tegevusalalt kõigelt, eks ju, isegi kui nad on otsesed, kliendid võivad olla otsesed konkurendid, aga nad ikkagi on väga erinevad oma iseloomult kas või brändilt. Ehk siis tegelikult, kui on ideed tekivad diskussiooni käigus, ideed ei teki plaks, ei kuku sulle pähe, et ärkad üles hommikul ja sul on idee peas. Ideed ei teki ka aktiivse müügi käigus, ideed tekivad koostöös, ideed tekivad niimoodi, et me istume maas ja räägime rahulikult, võib-olla seal on osapooli rohkem kui 2, kes istuvad ümber laua ja arutavadki lihtsalt seda 3 aastat, 4 aastat, mis saab? Teevad nalja võib-olla, räägivadki sellest, et milline oleks maailm, kui meid ei oleks, kas midagi üldse muutuks, on ju. Siis on ikka väga halb lugu, kui lõpuks avastad, et mitte midagi ei muutuks, kui mind ei oleks. Et selles mõttes siis peab midagi ette võtma väga ruttu. Ehk siis, ühesõnaga see surve, mina tahan öelda,
et me kõik oleme inimesed ja loomulikult me murdume igasuguse surve all ja loomulikult me ei taha tekitada endale olukorda, kus me peame tõestama, et me oleme lammas, on ju. Õnneks ma olen 25 aastat pidanud seda oma töö või selles nii-öelda või natuke vähem, 23 aastat seda oma nagu töö juures tegema. Ja uskuge mind, see on okei, et peabki kogu aeg tõestama, et ma ei ole lammas ja peabki rääkima kogu aeg seda, et tegelikult jah, te tahate, ettevõtte eesmärk on teenida nii palju kasumit, aga tegelikult kui me võtame sealt selle tüki, paneme mingisugusesse uude nii-öelda suunda, eks ju, ja sealt teenitakse hoopis teine kasum natukese aja pärast rohkem. See ongi pidev orgaaniline selline nii-öelda protsess, mida Eestis ei julgeta või ei taheta teha, sest puudub idee, puudub sisend. Andres, et kuidas teie endale valite partnerid, näiteks loovagentuure, et kui sageli te neid vahetate, kuidas see protsess välja näeb? Jah, ega ma mingi kingitusagentuuridele vist ei ole olnud, et on ju all. et eks see esimene eesmärk on ikkagi nii, nagu Joel ütles, et peab olema plaan, peab olema pikaajaline plaan, peab olema selge arusaam sellest, et mis su investeering sulle tagasi toob. Ja kui ta sulle tagasi ei too, siis sa pead oma plaani muutma ja suutma teha plaani, mis töötab, mis toimib. Ja agentuuri valikul, loomulikult kõik vaatavad ju ka hinda, et ega siis oma raha loevad kõik, aga olulisem on ikkagi see miski muu, see teatav, ütleme, ma ei tea, kas mingisugune selline isiklik kontaktide match või isikulisel tasandil asjadest ühtemoodi arusaamine, et tegelikult ja ka see, et kui hästi see sisuline idee siis ikkagi nii-öelda lendama läheb ja lendama hakkab, et täpselt samamoodi agentuuridele see sõnum, et nii sama sõnum, mis ütleme, turundusjuht peaks andma oma finantsjuhile, et kuule, et ärme kärbi mu eelarvet, et kuule, pigem paneme siia juurde ja me teenime, ütleme, aasta lõpus võib-olla seda raha või järgmise aasta alguses seda raha rohkem tagasi, kui isegi aasta lõpus ei teeni, et samamoodi see agentuuride sõnum oma klientidele, et need ideed peaksid olema sellised, mis nagu lendaksid. Ma usun, et paljud kliendid on nõus investeerima, kui nad näevad ja nad ostavad selle idee lennult ära. Et me kõik saame nagu seda paremini teha, jah, see ongi see koostöö, eks ole. Kuidas te töötate? Kas te valite igal aastal endale uue loovagentuuri või on teil mingisugune pikem periood või vahetate siis, kui asjad nagu päris hapuks lähevad või vahetatakse agentuuri siis, kui turundusjuht vahetub? Me töötame nii, et see agentuur, ütleme, talupoja tarkus või talupoja toimimine on see, et ära hoia mune ühes korvis tihtipeale ja oleneb ka su suurusest ja su tegevuse ulatusest, siis munade suurusest. Ja ka munade suurusest võib-olla, jah, seal korvis, jah. Et kui palju neid korve on vaja eraldi hoida, et me töötame nagu praegusel hetkel valdavalt nagu 2 agentuuri, loovagentuuriga, 1 meediaagentuur on, kes meid siis nii-öelda aitab, toetab ja nii strateegilisel kui taktikalisel tasandil. Et praegu me oleme rahul ja tegelikult ütleme ühe nagu viimase agentuuri juurde tulemine või ütleme ühe sellest praegusest 2 partnerist oligi seotud ka puhtalt sellega, et mul oli üks nii-öelda strateegiline ülesanne, pikaajaline ülesanne lahendada ja olemasoleva partneriga me hoolimata sellest, et me istusime järjekindlalt maas pool aastat ja töötasime koos, me ei jõudnud lahendusele. Ja siis oligi tegelikult mitte hinnatrikoovoor, vaid sisuline trikoovoor, mille alusel tuli mulle uus partner majja. Aitäh optimistile! No tõenäoliselt on niimoodi, et ikkagi kuigi turul on toimumas tööstusharus on toimumas suured muudatused, eks ju, meediakanalide paljus tuleb juurde, siis ka nii-öelda teatud rollide muutumine ilmselt leiab aset, et kui me traditsiooniliselt täna olemas klient teeb nagu midagi, kuskilt siis teeb midagi loovagentuur, meediaagentuur teeb midagi, kanalitel on omad rollid, et kuidas te nagu näete, et kuidas see rollide jaotus võiks edaspidi olla, et kas agentuurid võiksid võtta midagi rohkem klientidelt üle või vastupidi, kliendid peaksid hakkama ise rohkem tegema, nagu sa Joelgi ütlesid, et kliendid peaksid rohkem mõõtma ise oma tulemusi, tegema ise, me teame ju ettevõtteid Eestis, kes ise
ise kujundavad oma pakendeid näiteks, et ei osta mitte kujundusagentuuridest, vaid nad pigem suurendavad enda üksusi, enda nii-öelda osakonda selleks, et mis suunas tegelikult nagu see asi nagu teie arvates nagu võiks nagu liikuda, pidades jällegi silmas seda, et nagu raha saaks õigemini nagu kasutatud? No ma ütleks selle peale, et kui see oleneb ka sellest mahust ja selle töö iseloomust, et täpselt samamoodi mul on in-house kujundustiim olemas, kes tegeleb lihtsamate asjadega, mida mul ei ole põhjust agentuurist tellida, eks ole, ja kui ma räägin pakendikujundusest private label toodetele näiteks, siis see on ikkagi puhtalt ka agentuuri teema, et need tulevad sealt. Et vastavalt olukorrale ja ma ei tea. Mina ütleks, et ma tooks sellise restorani paralleeli, et ma ei tea, kas mina olen näiteks pardifilee ja sina oled suurepärane veinikaste või me tegelikult ei konkureeri oma vaheline. Ja küsimus ei ole selles, et kumb on nagu teravam ja kumb on mahedam, kumb on läbiküpsend, et mis need konkreetsed kellegi rollid on ja millist maitseelamust tuua, vaid tegelikult küsimus on, kes on peakokk. Ja ma ütleks, et ei ole ühte lahendust, et see peakokk võib olla kliendi turundusjuht, võib olla kliendi tegevjuht, võib olla keegi, kes iganes, võib olla kreatiivagentuuri inimene, kui küsimus on, kas me kontsentreerume mingitel ärilahendustel või mis on nagu business kriitiline. Ja sellest tulenevalt tuleks organisatsioon üles ehitada, midagi ei ole kindlat, pigem nagu tänapäevane turundusahel on nagu jazzbänd või selline, et sa tood kellegi vajaliku mängija sisse, kui vaja on, peaasi, et sul on see DNA on paigas, nagu see teema on paigas. Et ta ei ole selline, ma ei tea, sümfooniaorkester, et üks viiul on puudu, siis on kohe mingi jama. Et hästi see fleksibiilsus järjest kasvab ja kindlad lahendust ma siin ei pakuks. Mis mina arvan? Brändi omanik peab juhtima oma brändi ikkagi ise. Aga ta peab tegema seda kõige mõistlikumal moel. Ehk siis, kui ta ise ei oma ideid või pikki vaateid, vaid on pigem niisugune finantsinvestor, siis ta peab panema lihtsalt niisuguse tiimi, kes suudab seda brändi nii-öelda hallata, nii et see bränd kahju ei saaks, vaid pigem teeniks kasu. Kui ta ise on aktiivne hands-on tegelane või niisugune tohutu visionäär, siis loomulikult ta peab seda ise juhtima, 100%. Ja minu meelest on see jumala normaalne, et klientidel, kõikidel suurtel kaubamajadel, väga suurtel pakenditootjad, selles mõttes mingitele kondiitrifirmadel või piimafirmadel on oma nii-öelda pakendikujundusosakonnad ja süsteemidel, see on väga okei, eks, ja nii peabki olema. Iseasi on see, et mis kompetentsi sa majas hoiad. Kui mina valiksin, kui ma oleksin ETK ja peaksin otsustama, et kas ma hoian oma maja sees väga nagu viletsat disainerit, kes ainult tehnilist tööd teeb, või hoiaksin väga häid disainereid, kes teevad ainult eriti kihvte asju ja säästavad sellega minu raha, siis ma hoiaksin väga häid disainereid ja hoolitseksin selle eest, et nad oleksid erakordsed. Seepärast, et sellega ma hoiaksin kokku 10 000 eurosid versus tehnilise tööga, millega ma tegelikult ei hoia mitte sittagi kokku. Võiksin rahulikult väljast tellida ja oleks sama kallis. Et see on nagu vaatevinkel. Cadbury's näiteks on šokolaadifirma, kellel ongi maailma kõige parem pakendidisaini firma on Cadbury sees. Sellepärast, et nemad disainivad kõige ilusamaid šokolaadikarpe maailmas ja kõige tehnoloogilisemalt kõige keerulisemaid. Ehk siis nemad on selle ära juksanud ja Cadbury's on maailma liider kvaliteetšokolaadi osas, eks ju, vähemalt nagu Euroopas. Nii et siuksed mõtted. Kas keegi soovib saalist küsida või mingit repliiki lisada siia? Krista, sa oled ikka meiega olnud seal? Või sa tegeled meilide saatmise vastuvõtmisega? Oled nõus seni räägituga? Et kuhu su raha kaob, ma tahtsin küsida. Kui sul ei kaogi? No küsi. Mis sa tahtsid küsida? Tahtsin küsida, et kuhu sinu raha kaob või sa ütled, et sul ei kaogi kuskil ära? No nii keeruline on hinnata ju, kuhu see kaob, et mul on head partnerid, keda ma usaldan oma koostöös. Mul ei ole omal seda kompetentsi, et ma läheks ja planeeriks meediat ja teaks, kuhu panna seda raha täpselt nii, et ta kõige efektiivsemalt tagasi tooks. Et ma ei tea, minule täna situatsioon ei ole oluline see kickbacki teema minu jaoks päriselt. Et mul on oluline, et see, mis ma teen, on turul nähtav, inimene teaks mu brändi ja hea oleks, kui konkurent minust odavama hinnaga meediat osta ei saaks. Et ma ei tea, ma olen hetkel nagu partneritega rahul ja usaldan, et ega mul muud varianti üle ei jää. Keegi mulle neid lepingutingimusi ei avalda, mis konkurendil on.
Just. Nii et ikkagi, et seni, kuni kõik toimib, seni toimib. Nojah, eks usalduskrediidi peab ju ära teenima, et praegu minu partneritel minu usaldus on olemas ja eks kui keegi tuleb ja ütleb mulle, et nad ikkagi petavad sind ja tõmbavad sind, loomulikult tekitab see mingi kahtlus, eks ma siis läheks täpsemalt uurima. Praegu ei ole. Jah, aitäh. Võtaks veel, aeg liigub päris kiiresti, aga võtaks veel ühe teema sisse, võtaks sellise regulatsioonide teema, et mis võib-olla on ka tegelikult väga nagu oluline, et kui me räägime rahast, mis võiks meediasse tulla, täna on Eestis olemas regulatsioonid, reklaamiseadused, hasartmänguseadused näiteks, et mis suunavad Eestis olemasoleva raha sageli mingitesse teistesse kanalisse, mis võiksid tulla siia, et kas on siin mingisuguseid sõnumeid, mis näiteks võiks siis viia meid sinna, mida sa Joel ütlesid, et meil rahvuslik meedia või kohalik meedia saaks nagu selles mõttes rohkem toitu. Ma siis alustan, et jah, tõsised probleemid on kõige tõsisemaks probleemiks, ma ütleks, Eestis on Tarbijakaitseameti selline olemus. Nad teevad tarbijakaitse koha pealt, teevad kohati väga head tööd. Aga teiselt poolt, mis puudutab seda meedia poolt, siis mina näiteks olen tarbijakaitses pidev alaline klient ja kuna meil on lastetooteid, meditsiinitooteid, mida iganes, gamblingut ja kõike. Ja ütleme, et näiteks Hispaanias on selline reklaamikoda, kus siis lastakse klipp kiired läbi, kui nemad ütlevad, et see on seaduslik, välid läheb. Ükski konkurent ei saa tulla ja pärast öelda, et see asi on jama. Sest meil on täpselt mehhanism on selline, et kellegi läheb asi eetrisse, konkurent ütleb, et seal on mingid seadusega vastuolud, tarbijakaitse ei võta mingit seisukohta, võtab klipi maha ja kogu lugu. Võid vaidlustada, aga selleks ajaks on kampaania läbi, tooted ammu heal juhul maha müüdud, aga üldjuhul siis jäävadki kuskile. Ja tegelikult siin on nüüd natukene nagu ebavõrdsus on see, et Eesti klient ei võta Joeli käest kohe uut klippi. Rahvusvahelisel kliendil, kellel on 100 klippi, ta võtab riiulust järgmise klippi ja läheb. Et see on üks päris suur teema, millega minu meelest peaks tegelema. Teine teema on see, et mulle tundub, et meie valitsuse liikmed on elanud sellises lastetoas, kus väga palju on käske ja keelde. Ja samas nad ei ole endast kurssi viinud kaasaegse meediaga, et ma tõesti näen, et sellega, et me keelame midagi ära, tegelikult ahistatakse Eesti enda klienti. Rahvusvahelisel kliendil on kama kõik, rahvusvahelisel kliendil on alati võtta rahvusvaheline meediakanal, mis ei allu Eesti seadustele ja tema jätkab oma tegevust. Ja me teame ju siin erinevaid uuringuid, kus kui midagi ära keelata, siis tegelikult kliendi jaoks läheb asi segasemaks. Üldjuhul klient maksab selle eest palju rohkem. Nii et need mina näen on nagu minu vaatevinklist 2 põhilist seadusandluse probleemi. Need ilmselt on ka teemad, millega sa ka siis agentuuride liiduga see on see, mis on nüüd üks väheseid asju, mis siis meediaagentuuri omavahel seob ja samas siis, kus me siis oleme ka Etkaliga nagu ühe laua taga ja ma loodan, et siit tuleb mingid arenguid. Mul on nii palju täiendada, et siin viimane vastav nagu aktsioon oli siis tarbijalaenude reguleerimise ettevõtmine, kus siis nagu leidsid riigijuhid, et kõige targem on see jätta tarbijakrediiti reklaamida välimeedias, mida keegi ei vaatavate, miski oli veel, mulle tuleb praegu meelde, et kus veel tohtis. Mida ei vaadata nagu, jah? Et muidu... Kus on väga põhjalikult vaadata. Kus on nagu piisavalt põhjalik informatsioon. Kus on võimalik, et võimalikult täpselt ja võimalikult saada kogu toote kohta informatsioon kätte. Et selge on see, et tegemist oli ikkagi ju nagu sellise valijatele meeldimise aktsiooniga, et nagu lihtsam on reguleerida nagu nähtavat asja, mitte nagu teenust ise, et kui teenus ise halb on, siis võiks ju teenust reguleerida. Mina tahan öelda seda, et eetilised piirangud on, kui nad on tõesti eetilised, on põhjendatud. Peavad olema mehhanismid, õiglased mehhanismid, mis baseeruvad inimestel, mitte mehaanikal. Mis kontrollivad ja juhivad seda, nii nagu see Hispaania näide, minu meelest väga hea. Mida ma öelda on see, et igasugune piirang, tavaliselt piiratakse neid, kes on ebaproportsionaalsed. Näiteks gambling,
esiteks seal on palju raha ja teiseks ebaproportsionaalselt ebaeetiline tegevus mingis mõttes, eks. Alkohol, väga palju raha ja suhteliselt kahjulik tervisele, eriti laste tervisele, tubakas, nii edasi, nii edasi. Kõik need, ega see raha kulutamata ei jää, eks. Ja see haakub selle alguse jutuga, et see raha läheb nendesse kanalitesse, mis ei allu meie maailmale ja nad tulevad ikkagi siia turule. Ja koos nende kanalitega nad tulevad siia turule. Ja nad tulevad niimoodi, et me ei saa arugi. Me ei saagi aru lõpuks ühel hetkel, selle sama 3, 4, 5 aasta pärast, me ei saagi aru, kuidas on niimoodi, et mingisugused kanalid, mis on meile veel palju lähemad kui meie rahvuslikud kanalid, ei allu reglemendile ja näitavadki sulle mingisugust ala kasiinoreklaami või mingisugust alkoholireklaami lasteaia lähedal kusagil, eks ju. Ja siis kohalikud tegijad, kes on 20 aastat ehitanud oma outdoor networki või mingit asja siin ülesse, ei saa seda teha, eks. Ja see raha läheb ilma igasuguse ühegi ei kickbacki ega millegi, ta läheb kolinal kuhugi Silicon Valley'sse. Ja see on ka üks põhjus, see on nagu üldse riigi toimimise kontekst, eks ju. Igasugusel levelil, et kui me mõtleme oma neid maksusüsteeme või mis iganes asju välja, eks ju, siis mõeldaksi täpselt nii, nagu Jüri ütles, mõeldakse järgmise valimise peale, mitte selle peale, et võib-olla järgmist valimist enam ei tule. Et kui me nii jätkame. See teema on pigem selline, et või ütleme, meie valitsuse arusaam asjast on jälle see betoon. Ja tegelikult on Eesti, ma ei tea, kuuleme meie presidenti või keda iganes, küll meil on tore betoon. Tõesti on... Serverid. On väga head serverid, ma ei tea, kõik kaablad on olemas, igal pool 4G on, igas soos on ja mis iganes. Need on väga toredad numbrid, aga tegelikult kõik see pehme pool, mis me siis selle keskkonnaga peale hakkame, see tegelikult on paika panemata. No selleks on ka liidud moodustatud, nii et ma näen, et teil jääb ainult teile soovida selleks nagu edu. Aga jah. Tahtsin lihtsalt sinu optimismi natukene jahutada selle liiduga, et kõik, mida need viimased rähklemised hasartmängude, kiirlaenude, alkoholiga, mida mulle on õpetanud selle viimase 10 aasta jooksul, on see, et jumala eest ei tohi alluda provokatsioonile ja hakata tegelema asjaga, mille nimi on eneseregulatsioon. Ehk et sa kutsud liidu kokku ja siis mõtled, et nüüd lahendame riigi silmis selle probleemi ära, et siis riik jääb rahule ja nii-öelda turuosalised lepivad omavahel kokku ja siis nagu ongi lahendatud. Et riigil ei ole sellest kunagi küll. Et kohe, kui sa oled selle allkirja sinna andnud, et sa oled nagu kokku leppinud ja need on need mängureeglid, mida võiks nüüd nagu austada, siis kohe järgmisel päeval tõuseb keegi tark püsti ja ütleb, et aga ei, poisid, ikka vähe on, et tuleb ikka veel piirata ja tuleb ikka veel ära võtta ja leppisite kokku küll, aga see ei loe, et selles mõttes jätke see kohe vahele ja siis saate võib-olla riigiga kuskil nagu isegi paremas punktis kaubal, et kui veel ise hakkate nagu järgi andma, ütlema, et võib-olla tõesti peaks siin kuidagi eetiliselt nagu piirama, siis olete juba sohu minemas ja lõpetate seal. Ma olen igati nõus, et nende regulatsioonidega ei tohi tegeleda, tuleb tegeleda, mis on Tarbijakaitseameti roll. Et kui me suudaks selle nagu täpselt paika panna, siis oleks juba nagu parem. Aga selge, et lõuna on ootamas, et annaks igale ühele siin minuti lõpetuseks, ehk siis selle koha pealt, et soovitus saalis istuvatele turundusinimestele, kelle põhimure on see, et kuidas ikkagi oma toote-teenuse nii-öelda väärtust kasvatada, kuidas rohkem luua väärt, kuidas suurendada turuosa. Mis on teie nii-öelda väga konkreetne soovitus? No, mina kordan ennast, mina ütlen, et usaldage oma agentuuri, rääkige temaga ja kui teie agentuur ei, nii nagu Andres siin ütles, et kui teie agentuur ei anna teile seda, mida te vajate, siis leidke uus agentuur. Et meil on võimekaid agentuure turul täitsa olemas. Jah, mina olen oma jutu tegelikult ära rääkinud, aga ma tahan südamele panna, et maailmas on palju rohkem võimalusi asju teha, kui meile tundub. Palju nutikamat. Ja palju teistmoodi. Ja kui me ei mõtle nii või ei hakka natukenegi harjutama seda teistmoodi mõtlemist,
ja tuleviku vaatamist, sest see ongi kõige raskem ja ebamugavam asi ja tavaliselt kõikide visionääride üle naertakse, irvitatakse ja öeldakse, et kuradi futuristid ja pärast selgub, et Elon Musk on ikkagi maailma kõige rikkam inimene, millegipärast ikkagi kõik tahavad Teslat, millegipärast kõigil on ikkagi Apple'i telefonid ja nii edasi, eks. Et mõelge korra selle peale. See ebamugav teema tuleviku vaatamise mõttes, see on raske, aga seal on hästi palju vastuseid ja seal on teie raha. Teie raha ei ole kunagi, eilses päevas ei ole seda kohe kindlasti. Tänases päevas ei saa seda ka olla, sest et eilses seda ei olnud. Võib-olla, kui natukene oma kuradi halle rakke seal peas liigutada veidikenegi, äkki tekib natukene midagi homme. Ja see on väga oluline. Väga oluline on ka võidelda korruptsiooni, silmakirjalikkuse, taktitundetuse, ebaeetilisuse ja kõikide nende miljoni surmapatu vastu. See on ka väga oluline, et ühiskond oleks aus, puhas, sirgjooneline, siis ta jaksab seista kõikide nende asjade ja tuulte vastu, mis tulevad. Kui ühiskond on vildakas, siis tuleb õige nurga alt tuul ja puhubki kõik ümber väga lihtsalt, sest et need kuradi juurikad ei jaksa lõpmatuseni seal maas seda asja kinni hoida. Ja ma ei räägi seda lihtsalt sellepärast, ma ei ole mingisugune paha inimene, et ma ainult kurja ja lõpmatult nagu sitta ennustan kogu aeg, vaid ma vaatan nagu ümberringi, mis toimub, vaadake ka. Meedia on kohutavalt võimas asi ja teie olete need, kes finantseerivad meediat. Finantseeriks seda niimoodi, et sellest oleks meile kõigile kasu, mitte nii, et ta ühel hetkel kukub kokku ja võidab mingi teine meedia ja kogu moos. Siis ei olegi meil enam midagi öelda. Meie hääl kaob ära ja see oleks väga halb. Mina tahaks öelda, et kõik on väga targad ja ilusad inimesed. Eriti peale eilset pidu ma võin seda öelda, et kõik on väga meeldivad ja tõesti võiks neid asju koos teha, aga see koos tegemine ei ole see, et agentuur ootab briefi. Agentuur saab enne omalt poolt väga palju ära teha. Aga teine teema on jah see, et igal ettevõttel on oma ärieesmärgid, sealt tulevad turunduse eesmärgid. Turunduse eesmärkides on meediaagentuuril on mingi roll, aga on mingid turundusasjad, millega tegeleb ettevõte ise. Et neid ei tasuks varjata, ehk siis me peaks jõudma terviklike ökosüsteemideni, et me saaks aru, et kuidas see asi kõik koos toimib. Ühte asja tehes tegelikult tervikut on väga keeruline edasi liikuma panna. Ja kui ma siin lava peal olen, siis ma tegelikult tahaks meediaagentuurid inimesi tänada, sellepärast, et nad saavad meedias nagu kogu aeg vastu pead. Et kui nad on pahad ja nad on vargad ja nii edasi, tegelikult nad töötavad vaikselt, nii nagu Eesti Energia või Elion, ja kui nüüd siis pilt Elionist ära kaob, siis on ilge paanika. Ja meediaagentuurid tegelikult teevad väga vähe vigu, aga nad kogu aeg töötavad teie jaoks. Nende stress on väga suur, sellepärast, et Eesti on nii väike. Meie ühel inimesel on palju kliente, kellega ta tegeleb erinevalt Inglismaal, kus on iga kliendi jaoks on oma tiim. Ja see inimene muretsebki, et teie asjad saaks ilusti eetrisse, kõik toimiks ja ta on väga kurb, kui siis ühel hetkel juhtub mingi temast mittesõltuv eksitus ja siis öeldakse jälle, et ta on paha. Nii tegelikult ma arvan, et meediaagentuurid inimesed teevad väga tööd ja väärivad sellest positiivset suhtumist. Urmas. Ma teeksin siia lõppu hoopis ühe küsimuse, et ma ei taha sellist monoloogi pidada, ma küsin teie käest, et ma püüan peast tsiteerida ühe inimese lauset, see on umbes nii, et see on ainus seriaal, mida ma Eesti telekanalitelt vaatan, see on minu jaoks huvitav ja annab uusi teadmisi. Et küsimus on, et millisest seriaalist on jutt ja kes on see inimene, kes seda on öelnud? Ta on tuntud inimene. Kes esimesena vastab, saab tugeva käepigistuse. Raamatu meie poolt. Ja vastus on õige, jah, et seriaal on Türgi päritolu sajandi armastus ja see inimene on Urmas Sõõrumaa, ehk et mees siis jällegi, mida ma tahtsin algusesse tagasi tulla, et mees, kes on ületanud juba maagilise 49 eluaasta piiri, kellel on väga korralikud sissetulekud ja kõik muu läheb tal elus hästi ja tema valik, eks ju, üllatab kindlasti teid, et see on tõesti siis ainus asi, mida ta vaatab laivis, ei vaata järele. Et need elu on palju kirevam ja põnevam, kui ma ütlen jällegi see niimoodi lihtsalt tabel ja koefitsient näitab, et mõelge natuke, olge avatumad, mõelge nende sihtrühmade, vanuste ja kõige muu peale
ja siis lõpetuseks ütlen, et tänan küsimast, televisioonil läheb jätkuvalt väga hästi ja ka raadiol läheb väga hästi, tooge raha telesse ja raadiosse. ETK grupil läheb ka väga hästi, läks eile hästi, läheb täna hästi, homme läheb veel paremini, Joel, ma olen kindel. Ja miks ta läheb paremini, sellepärast, et tuleb oma tegevusi planeerida ja tulemusi mõõta ja vajadusel ümberarvestusi teha, kui tulemused ei ole ootuspärased, et sellega tuleb igapäevaselt, see on vastik ja nõme töö, seal on väga palju Excelit, aga tuleb tegeleda selle Exceliga ka. Kõik. Aga aitäh teile! Teile selle piinarika tunni eest, pooleteise eest, siis eilse lõpuesineja Kevin Tattoni kõige viimane raamat Psühhopaatia tarkus koos autogrammiga, et aitäh, Urmas! Ja edu sulle sinu võitlustes. Aitäh, Andres! Aitäh, Margus! Aitäh, Joel! Aitäh, Jüri! Tark saalis oli ja saab oma raamatu siit kätte, et ole hea!